kuidas te üldse sellise tantsu või sellise, kuidas seda nimetada, on see tants, mis see on? See on rohkem siis slacklining üldiselt, aga ma teen siis tantsu slackline'i peal. Et kuidas teile juurde jõudsite, et see Eestis on see vist küllalt haruldane ala? jah, ega Eestis ei ole ta veel populaarne, saab populaarsust kunagi, ma loodan, ja siis jõudsin selle niimoodi, et 2010 oli aasta, kui ma nägin internetis videot. See oli just siis ühe võistluse video ja ma nägin selles videos esimest korda slackline'i. Esimene mõte peas, ma tahan ka seda proovida. Mis see on, ma pole varem näinud. Ja siis mingi hetk hiljem, umbes kuu aega hiljem, mul tekkis võimalus proovida seda ja sain tasuta liini nii-öelda promo mõttes, et see maaletooja Foxberg promos tuli kohale üritusele ja me olime nii hästi teinud päeva jooksul, et arenenud slackline'ile, et ta mõtles kinkida meile paar liini. Ja sealt edasi areneski nii välja. 2010 suvi, trenni ja siiamaani. Aga kas mingisugune ettevalmistus teil ennem ka oli? Otseselt ei olnud, aga ma tegelesin parkuuriga. Et siis tegin saltosid ja väike tasakaalu teema oli ka juba sees. Aga kuidas te siis Madonna juurde välja jõudsite? Et Madonna juurde jõudsin välja 2012 veebruar. Aga just enne seda olin võitnud tiitli mingi 2-3 kuud ennem. Kus kohas see oli, Ameerikas või? See tiitel? Ei, tiitel oli ülemaailmne, et see oli võistlus, online videopõhine võistlus, King of Slackline 2011. Ja ma võitsin selle detsembrist 2011, eks siis üle maailma oli osalejaid üle 300, kuna ma olin eelnevalt juba 2010 osalenud selles võistluses, siis sain teise koha, kuid alustasin nullist. Ja siis järgmine aasta oli mul juba plaan võita, ehk siis võitsin 2011 ja pärast seda kohe tuli kutse Madonna juurde, kuna ma olin juba tipus nii-öelda selle spordiala tipus. Aga te ütlesite ühe võistluse, kuidas see võistlus toimub või see võistlus toimub niimoodi, et korraldajad laevad üles interneti video, ehk siis korraldajate parimad slacklinerid, nii-öelda parimad slacklinerid maailmas kindlad. Näitavad trikki ette, et siis üks video on üks trikk ja selle tegemiseks on aega ainult 1 nädal. Ja kõik, kes tahavad, võivad osa võtta sellest. Ja iga nädal saadetakse uus video. Et ongi, et osa võtta tuleb lihtsalt see trikk ära teha, üles filmida, saata korraldajatele ja oled pääsenud järgmisse raundi. Ja see kestab nii kaua, kuni ainult üks on järgi. Aga nüüd jutt jäi selle koha peal pooleli, et kuidas siis Madonna juurde jõudis? Et kuna ma olin enam-vähem juba selle top nimekirjas selles spordis, Madonnal oli vaja teist slacklinerit, sest tal üks oli juba, kellega ta tegi eelnevalt ühe show väikse. Ja ta mõtles tuuri jaoks siis võtta 2 slacklinerit ja hakati otsima teist. Talle pakuti siis need inimesed, nii-öelda nimekiri ja videod. Ja saadeti minu video, talvevideo, kuidas ma talvel trenni teen. Ja ta ütles, et tooge see poiss kohale, ma tahan näha. Ja siis kutsuti mind nii-öelda testinädalale, testinädal, kus workshop inglise keeles, kus siis testiti meid, et kas me jääme edaspidiseks või ei jää. Mul oligi niimoodi, et ma sain lennupiletid sinna ja tagasi, olid mul taskus olemas. Et nädala pärast oleks pidanud tagasi tulema koju, veebruari keskpaik nii-öelda. Aga mulle öeldi nädala lõpus, et sa ei lähe koju ja jääd siia aastaks. Mis aastal see oli, millal? See oli 2012. Läksin sinna 11. veebruar ja tagasi jõudsin 26. detsember. Nii et kui pika tuuri te siis koos tegite Madonnaga? Et ütleme, kui veebruarist läksin ja kuni maikuu lõpuni olid ainult trennid ja proovid ja juunikuu algusest kuni detsembri lõpuni kestis tuur, ehk siis tuuritamine, reisimine, show'de tegemine, 88 show. Ja millistes linnades, millistel maadel te käisite? Tuur oli Euroopas, Põhja-Ameerika ja seejärel Lõuna-Ameerika. Nii et kui palju riike, kui palju etendusi? 88 etendust, üle 100 peaproovi, 35 riiki, 65 linna ja 61 hotelli. Nii palju on mul siis peast praegu. Ja millest teie osa täpselt seisnes seal? Kui pikk teie number seal oli?
Alguselt ma mõtlesin, et lähen sinna tegema ainult slackline'i. Et kuna see on minu amet, spordiala. Aga nad küsisid kokkuvõttes, et mida ma veel oskan, siis ma ütlesin, et ma oskan parkuuri, veel mõnšakudega, ehk siis koodid, 2 pulka ja kett on vahe, Bruce Lee kasutab neid. Et oskan veel nendega ja siis nad kasutasid põhimõtteliselt kõike, mis ma oskan. Ja oligi esimene etteaste number show's. Oli mul just nende kootidega. Mängisin kurjategijad. Tegin parkuuri samuti. Mis asi see parkuur täpselt on? Parkuur on siis takistuste ületamine võimalikult kiiresti ja osavalt. Ja mis takistused need on? tavaliselt seenad, katused, igasugused aiad. Enam kokkuvõttes öeldes see on trikitamine. Et sinna juurde kuuluvad ka saltod nüüd. Aga ühesõnaga kõike, mis vaja oli. Mida te oskasid? Täpselt kõike, mis oskasin, isegi rohkemgi. Aga kas te Madonnaga isiklikult ka kokku puutusid? Ja ikkagi ma olin tema slackline treener. Tema treener ja tema laste treener kogu tuuri jooksul. Isegi nii, jah. Mitu last tal siis kaasas oli? Tal oli 4 last kaasas. No muidugi nad pidid koolis ka vahepeal käima. Kuna kuidas, kes lastest tuli kaasas. Te ju päris tihedalt pidite Madonnaga suhtlema. Jah. Milline mulje jäi? Ikkagi niisugune staar üldse rääkis teiega? Ja ikka rääkis. Ma mõtlen, mitte tööst ta ju vaid üldse. Ja ikkagi, et inimesed tavaliselt mõtlevad, kas ta üldse rääkis tantsijatega või inimestega, kellega ta töötab. Võib-olla oli ta kuskil eemal, et ärge tulge minu juurde. Ei, vastupidi hoopis. Ta oli hästi ühe pere majas elasime. Ehk siis kutsus enda juurde vahepeal filmi vaatama, siis käisime koos kinodes. Ja kutsus neid ka üritustele, kus mõned targad inimesed rääkisid elufilosoofiast ja igasugustest teemadest. Et tore ja lihtne inimene igapäevaelus. Ja tavaline inimene, kõik on võrdsed ja ühesugused. Lihtsalt ta on veidi kuulsam. Aga kas midagi niisugust erilist ka meelde jäi? Temaga suhtlemisest, mingisugustest sündmustest? See jääb kindlasti meelde, et ta tahab näha tasemel tööd. Ja ta tahab näha, et inimene tahab tema juures töötada. Või lihtsalt ei lebota seal. Aga mõni konkreetne niisugune sündmus, mis võib-olla naljakas oli, võib-olla kuidagi eriliselt meelde jäi? Heliproovi ajal ikka inimesed, esimesed fännid on lava ees ja mõni ikka suitsetab ja teeb tubakat seal. Aga ta ei salli üldse tubakahaise. Siis ta võib niimoodi, et viskan välja siin umbes, et ütles fännidele nii, sest tossu pillad olid näha ja lastakse. Ja kuna ta laulab ka, et ta on kuidas ta hingab sellest suitsuga seal. Et spordiinimene tegelikult? Ta on spordiinimene. Aga üks show meil oli, tõesti, tehniliselt show ei läinud hästi. Mõned lavakonstruktsioonid ei töötanud. Ja oli näha, et oli veidi masendatud show ajal. Ja oli üks number, kui ta küsis just rahvalt ühe suitsu ja et keegi paneks selle põlema. Kas see oli show pärast või ta tõesti tahtis? Ma ei tea, kas just mõjus see, et kogu kontsert oli läinud veidi kehvemini, kui tahtsime. Või siis just imidži jaoks oli see. Ma arvan mõlemad veidi. Aga võib-olla veel mõni selline juhtum, mis jäi nagu meelde? Kui viimane show oli Euroopas, Nitsas, Lõuna-Prantsusmaal, siis me läksime Monacosse, et siis oli seal ühe sööglubis sellest rääkige küll pikemalt. No, mis pikemalt rääkida, siis ma veidi jõin seal, veidi, ärme ütleme, et palju, ja siis veidi tantsisin temaga. Madonnaga? Jah. Mida tantsupartner ta on? No ta on palju parem tantsija kui mina, sest ma ei ole elu sees tantsinud korralikult või õppinud, et panen improd, improviseerin. Ja sellest piisas tema tantsida. Ja millest te rääkisite seal? Muusika oli nii palju, et ei saanud korralikult rääkida. Et ühe tantsu saite temaga tantsida? Ma olen rohkem kui tantsinud. Meil olid pärast veel peod ja päris tihti olid sellised istumised koos ja tantsijad ja tema. Kes siis veel peale, et Madonna ja teie trupi seal olid? Tavaliselt olidki kõik tuuri inimesed. No mitte kõik, aga tantsijad ja siis tema ja mõned garderoobi või meikijad, juuksurid, bändiliikmed.
see oli nagu traditsioon, et kui oli show ära, siis ei, mitte pärast igat show'd, aga vahepeal niimoodi harva käisime küll. aga kas Madonnaga ka veel mingisugused seosed ja kontaktid on? Kontaktid küll on olemas. Vahepeal oleme suhelnud ja koostööd ei ole. Koostööd ei ole, aga kas tulevikuplaane mingeid on? Või oli see nüüd ainult selleks korraks? See oli ainult selleks korraks praegu, et ei hakka lootma ega